ja tervist jälle kõigile. Härra Ivo on siin ilusti pühapäeva hommikul juba ennast üles ajanud kell 6 ja saime siin teiste offroadi meestega Aovere tankla ees kokku ja need panid juba minema. Me siin üritame nüüd kiire ainiga neile järgi jõuda, aga ei ole hullu, küll jõuame. Ja siis täna tegelikult on selline lugu, et lähme kuskile kuhu iganes Ida-Virumaale ja väiksele sõidule. Ja Ivo väiksest seiklusest ei ütle kunagi ära, et vaatame, mis me sealt siis filmi peale kõik saame ja mis seal huvitavat juhtuma hakkab, et jah, sõidame edasi ja kohe vaatame, mis sealt tuleb. Nii ja olemegi siis siin alguspunktis, või tähendab kogunemiskoht meil ja siit me kõik siis suure pundiga minema hakkame. Ma ei tea, jutu järgi pidin tulema siin mingi 22 autot, et eks siis vaatame, palju meid siia koguneb ja härra Ivo läheb autosid filmima, sest mulle meeldib. Nii ja nüüd me hakkasimegi siit kogunemiskohast liikuma, et päris jõhkralt masinaid tuli ikka kokku, et neid muudkui tuli ja vahepeal käis vist politsei isegi vaatamas, et mis siin nagu toimub, et ja praegu on siin ikka korralik autorong, et kahjuks siit väga palju ette ja taha nagu ei näe, aga jah, et see on ikka mingi 100 meetrit pikk vist, et siit eest natuke midagi on näha sinna ette, aga et lähme vaatame siis, kuhu me jõuame ja äkki saab paar head klippi ka kuskilt ja kuskil turnida või midagi, et eks me näeme. Nii ja järgmine pausi koht meil siis ja siin ongi niimoodi, igas pausi kohas on väiksed sellised mingid tõusud ja kangemate meeste kohad, et seal hetkel seal taga kutid
kes on julged ja kõvemate masinatega ronivad siis oma mäest üles ja möllavad seal, et lähme filmime seda ka natuke. Meil ongi järgmine suitsupaus siin. Sõitsime ühe korraliku mäe otsa siin. Autod ajasid ennast kõik siia ringi niimoodi ja võtame siin paar klippi ka ja härra korraldaja ka vaatab mind siin. Ja sa ütled ka paar sõna meile. Tere! Tere! Kus me oleme? Mis me teeme? Me oleme mingi Kiviõli vist oli veel. Kiviõli või? Kiviõli mäe otsast, siia tuleb tuulik tõenäoliselt. Ja sina oled üks neist kurjadest meestest, kes meil korraldab seda. Okei. Lihtsalt tulime vaatama ilusat loodust. Ida-Virumaa maastikku. Jah, täpselt. No, väga hea. Vaatame siis, mis me siit veel saame. Tegelikult jõudsime juba siis lõpp-punkti ära, aga kuna siin kohalikud korraldajad hakkavad alles grilli püsti lööma vist ja valmistama siin seda kohta ette natuke, siis teised mehed teevad meile väikse siin ekskursiooni veel, et lähme turnime veel kuskilt, et ilmselt saab siit veel mõne hea klipi loodetavasti, et vaatame, mis siit veel tuleb. Vahepeal sain kätte siin legendaarse metsaalo, kes siis kahjuks tuli seekord juustukeradega meil siin, et tal rehvi ei ole ja noh, metsaalo, räägi,
kuidas siis juustukerad vastu peavad, et no kui võtta seda, et see rehv on ülimadal, aga siin on hea pinnas ja ei ole hullu, täitsa sõidetav. Isegi mäest tulid üles, nagu seal videos näha oli, tead. Just. Ja näitasid klassi. Nii, mõnigi mees jäi sinna alla, tead, pisaras ilmas ja kurb, aga metsahalot ei peata miski. Nii et jah. Jääme ellu. Jah, jääme ellu. Ja nii ongi. Siin on päris põnev, jah, materjali on, et siin on kõvasti sõitmist. Jah, mõned akud on juba tühjad ja just. Kaasa arvatud meestel. Aga okei, vaatame edasi. Nii, aga ma tõmbangi siit otsad kokku tänasel väiksel seiklusel, et lähme veel natuke grillime. Seal taga kuskil kutid grillivad, siis autod on seal all kõik. Ma ronisin siia mäe otsa, vaatasin nii ilus loodus, et filmiksid veel natuke paar klippi ja noh, kui teile see video meeldis, siis võite panna like ja subscribe'i, et kindlasti ma üritan sellistele üritustele veel kaasa ennast sebida, sest et noh, vennad on sellised off-roadi mehed ja mina katsun siin filmimisega tegeleda ja sellisest heast seiklusest kunagi nagu ära ei ütleks. Ja tänud kõigile veel kord, kes vaatasid ja loodan, et teile meeldis ja järgmises videos juba näeme. Just siis, kui Ivo arvas, et pidu läbi on, siis me tulime vot siia.